Tere õhtust, armsad inimesed! Mina olen Eva Esse. Ja just nii, nagu õpetajad on sellest õppeaastast jälle füüsiliselt klassi ette lubatud, seisan nüüd ka mina teie ees, et üheskoos taas Eesti elu lahti mõtestama hakata. Täna õhtul peatume teemal, mis lööb lõkkele märksa rohkem kirgi kui Kadrioru lossi elanike vahetus. Me räägime koolis käimisest koroonast räsitud maailmas. Õigupoolest sellest, et kas ja kui palju jäid meie lapsed distantsõppe tõttu rumalamaks. Selge on see, et me eestlased peame tarkust ülioluliseks. Seetõttu vastutavad meie riigis teadmiste edendamise eest ainult kõige nutikamad. On ju vaid vähesed poliitikud suutnud eesti keelt nõnda kardinaalselt uvendada, nagu seda on teinud meie endine haridusminister Mailis Reps, kes andis sõnale pätikohv täiesti uue tähenduse. Selge on see, et pandeemia on häirinud koolide tööd ja tõenäoliselt on paljude õpilaste teadmised jäänud lünklikuks. Hommikust klass, oled just eesti keele videotundi seadnud, kallid õpilased. Ma hakkan nüüd teie nimesid ütlema. Kui kuuled enda nime, siis ütle Siim, Jasper. Siin. Väga hea. Ralf. Siim. Ralf, äkki paned kaamera ka tööle meile. Kaamera on katki, ei saa. Katki, no hea küll siis, kohal sa oled. See võib olla muidugi EKRE märg unenägu, sest kui terve põlvkond on vähem haritud, võib piirid rahulikult lukku keerata, kuna vajadus madalapalgalise välistööjõu vastu väheneb märgatavalt. Vähemalt ei pea Martin Helme siis inglise keelt ära õppima. Ma tunnen juba praegu, et mul on oma kodulinnas paljudes kohtades raske hakkama saada eesti keeles. EKRE vaimustust ei jaga muidugi lapsevanemad, kelle närvid ja võsukesed selles olukorras kõige suuremaks kaotajaks jäävad. Kirsiks tordil on veel igapäevane alandus, sest 4. klassi matemaatika käib selgelt üle jõu. Asi on jõudnud suisa nii kaugele, et inimeste ainsaks lohutuseks on mõte, et ka sõja ajal ei saanud lapsed korralikult haridust. Kuid ometigi kasvasid neist kuidagi normaalsed inimesed. Meie ülesanne siin lõunarindel seisneb selles, et takistada vaenlase läbimurret ja kindlustada seega Tartu ning kogu Eesti peatne vabastamine. Võib-olla ei olegi viirus välja mõeldud Wuhani laboris või illuminaatide kätetöö. Võib-olla on hoopis tegemist haridusministeeriumi suure vandenõuga, et saada rohkem õpilasi kutsekoolidesse. Sest tänu untsu keeratud gümnaasiumi haridusele pole ehk paljudel ülikooli astumiseks lihtsalt piisavalt teadmisi. Seda enam, et praktiline õppe kutsekoolides jäi viimase laine ajal avatuks. Aga võib-olla me reageerime üle ja kogu karantiini aeg oli hoopis pilootprojekt uuele julgele maailmale. Sest nagu teame, on võimalik isegi vabariiki otse voodist juhtida. Tarmo, küsi küsimus. Tarmo, sul on võimalik küsimus küsida. Tundub, et ta ei taha. Lähme järgmise küsimuse. Tundub, et ükskõik millisest vaatepunktist seda teemat ka uurida, siis kaotajateks on ikkagi õpilased ja nende väsinud vanemad. Kuidas me aga maha jäänud järgi aitame? Kas õpilaste vahelist vaktsineerimiskiusu saab vältida? Milline saab olema tulevikukool ja kas Zoomi õpe on tulnud, et jääda?